Mailis, sa olid žüriis ka eelmine aasta. Kuidas sa tänavuste ideede taset võrreldes eelmise aastaga iseloomustaksid? mulle tundub, et sel aastal oli tase oli kõrgem, sellepärast et palju rohkem oli läbimõeldud ideid, oli palju rohkem oma valdkonna probleeme lahendavaid tiime, ehk siis eesmärk ei olnudki luua nii palju ettevõtet, vaid mingisugune toimiv lahendus probleemile, mida inimesed oma valdkonnas reaalselt tunnevad, ja selliseid ideid oli seekord väga palju rohkem. Palju vähem oli lihtsalt mõtteid, et teeme äppi näiteks, ja palju rohkem teenuseid ja selliseid väga kihvte uusi ideid ja uusi lahendusi. Väga kõrge tase. Mis need kihvtid uued lahendused on ja mis kõige eredamalt meelde jäi võib-olla? No neid, mis meelde jäi, tegelikult oli hästi palju, eks ju, aga kui ma mõtlen nende peale, et mida kohe homme läheks ja ise hakkaks kasutama, siis tiim Z-Basket, mis tahab siis lahendada ära iseteeninduskassade probleemi, õigemini tuua iseteeninduskassad meie kõikide nutitelefonidesse ja taskutesse näiteks, nemad olid väga lahe tiim. Siis oli päris mitu sellist bürokraatiat lahendavat tiimi. Footox oli üks nendest, Mullaproovi äpp oli näiteks teine, ehk siis tegemist ei ole selliste suurte ja skaleeritavate äriideedega, aga pigem mingisugune konkreetne asi, kus on palju bürokraatiat ja kus nagu on lahendusi, mida pakkuda. Lapskooli tiim, kes tuli 2 aastat tagasi ja aasta võrra vanematena ja nüüd siis juba vahepeal aasta aega oma ideega olnud tööd teinud, et neid asju, mis meelde jäi, tegelikult oli päris palju. Eelmine aasta Elis alustas koostööd Markusega, kes jõudis ka top 30 hulka. Kas ka see aasta nägid mõnda sellist ideed, millega Elisa potentsiaalselt võiks koostööd alustada? Jaa, no Markuse või siis nende ettevõtte MindTitaniga tegelikult töö jätkub meil või koostöö jätkub tänase päevani ja kindlasti veel pikalt edasi, et see oli tõepoolest meie jaoks väga hea leid. Aga siin see nagu point ongi selles, et nemad otsisid ise meid üles, et sellel praegusel hetkel on minul natukene vara öelda, kellega meil kõige parem koostöövõimalus ja sünergia võiks tekkida. Et ma arvan, et see on täpselt nüüd tiimide enda mõelda, et milliseid koostööpartnerid nemad vajaksid ja mida neil, meilt näiteks, kas siis mentorluse raames või siis täiesti koostöö raames, mida meil neile pakkuda oleks. Et ma arvan, siin on ideid küll, kellel oleks kasu meie suurest kliendibaasist, meie arveldussüsteemist näiteks, meie füüsilistest esindustest. Et ma arvan, et siin kuskil 10 tiimi oleks raudselt, kellega meil oleks mida rääkida edasi veel. Aitäh!